tere ilusat esmaspäeva hommikut! Täna olen sulle valinud teema, kuidas terveneda negatiivsetest elukogemustest või siis rasketest sündmustest oma elus. Ja ma toon selle näite siis ikkagi raha või ettevõtluskontekstis, on ju. Aga sa tead, et seda kõike tegelikult võiks rakendada ükskõik millisuguse raske läbielamisega oma elus, on ju. Ilmselt oled sa mind kuulnud ka ütlemas väljendit, et elu juhtub minu jaoks. Ja see on absoluutselt nii-öelda siis võitjate või edukate inimeste mõtteviis, et kõik olukorrad, mis nende elus on, ükskõik kui rasked, keerulised, olgu see niinimetatud läbikukkumine või mitte, siis need olukorrad on juhtunud millekski minu jaoks. Ja ma olen ka rääkinud seda, et need olukorrad tulevad sinu ellu selleks, et nad toovad üles mingid emotsioonid, mis võimaldavad sinul ennast tervendada, selle läbi saada enesekindlamaks inimeseks, ennast väärtustavamaks inimeseks ja endale lähemale seada, mis on sinu jaoks oluline, oma väärtustele, kõigele selle sügavale, mis sinu sees on. Ja sealjuures siis, kui sa tegeled selle tervendusega, siis ühel hetkel oled sa valmis siis enda eest seisma, eks ole, ja oma elukvaliteeti läbi tegutsemise siis ka tõstma. Aga see tegutsemine ei ole mitte tõestamise ja punnitamise pealt, vaid see tegutsemine on just selle pealt, et sa tahad, sa lähed, lihtsalt teed ja naudid seda tegevust ka, on ju. Noh, kes meist ei tahaks sellises situatsioonis olla, jah? Me kõik. Ja kes meist ei tahaks neid häid tulemusi? Me kõik. Aga kuidas siis terveneda või tervendada läbi nende rasketest sündmustest oma elus? Siin on olnud näiteid, ma ei tea, pankrot näiteks ärilises mõttes on päris raske situatsioon, kus olla. Eriti Eestis meil seda kardetakse, ärimaailmas justkui täiesti tavaline asi, ei ole lõpuni välja läbikukkumine, vaid on sügavad õppetunnid iseenda jaoks. Või siis on keegi sul, ma ei tea, konkurent on tekkinud sinu enda töötajatest ja sa pead tegelema siis ma ei tea, mis iganes küsimustega selleks, et see inimene ei saaks nii-öelda sinu asja üle võtta, sinu loomingut üle võtta ja nii edasi. Et kuidas nende olukordadega hakkama saama või siis sa oled läbi teinud isikliku pankroti, miks mitte, on ju. Et sa oled lihtsalt, elu on viinud sind sellisesse olukorda vastavad otsused, mis sa tegid siis sellel ajal vastavalt oma teadlikkusele, aga see on miski, mis võib-olla käib sinul siiamaani taustal ja ei lase sul nii-öelda nautida täielikku elu, vaid, ma ei tea, maksuamet läheb pangakonto kallale, oletame, on ju. Et need on sellised olukorrad, mis on tegelikult hea keerata enda võimalusteks. Ja mismoodi sa keerad võimalusteks? Noh, need olukorrad juhtuvad ja me lähme ohvri rolli. Ja ohvri rolli just selles mõttes, et näed, süsteem on minu vastu, mulle ei meeldi, kuidas need asjad käivad, kõik on nagu justkui minu vastu, ma olen ju teinud, ma püüdsin ju teha, aga ikka on pahasti, on ju. Siis siinjuures, mis tuleks nüüd, kuidas sa tervened sellest, on mitte sellest olukorrast põgeneda selles võtmes, et ma ei taha sellega tegeleda, ma ei taha ära maksta, pigem skeemitan ja nii edasi. Ja ma ei taha üldse sellele olukorrale otsa vaadata. Mulle tehti liiga, nad on nõmedad ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et tegelikkuses, kuidas sa nii emotsionaalselt kui ka tegelikult päriselt sellest olukorrast pääsed, on see, et me mitte ei põgene selle olukorra eest, vaid me vaatame talle otsa. Ja vaatame, mismoodi see tervendamine, enese tervendamine läbi nende raskete olukordade käib. On selliselt, et sa lähed nüüd sellesse olukorda, selles mõttes, et vaatad talle otsa ja hakkad märkama, mis tunnet kogu see olukord sinust tekitab. Ja noh, tõenäoliselt alati seal all on ebapiisavuse tunne, et ma olen läbi kukkunud, ma olen midagi valesti teinud. Kui sa ausalt nii-öelda endale, et mis tunnet see sinust tekitab, et ma olen milleski süüdi,
ma tunnen häbi, mis iganes need tunded selles situatsioonis on, ma tunnen viha, siis nendele on vaja otsa vaadata ja neid hakata nüüd tervendama, on ju. Sest need tunded, need olukorrad on just nimelt needsamad emotsioonid, need tunded sulle esile toonud, et nad saaksidki, see olukord on juhtunud sinu jaoks, et need tunded saaksidki välja tulla, sinu ülesanne neile otsa vaadata, on ju, mitte olla ohvri rollis, vaid otsa vaadata, okei, selline tunne on. Ja sa tõstad oma teadlikkust sellest tundest ja siis sa lähed sinna tundesse, see ei ole esimene kord, kui sa seda tunned. See ei ole esimene kord, vaid seal taga need tunded on tekkinud sulle esimest korda võib-olla väga varajases lapsepõlves. Ja selleks, et ennast nüüd tervendada, pead sa aru saama, kust see lapsepõlves tuli, ehk siis millal oli esimene kord, kui seda tunnet tundsid. Ja sa pead minema andestusse siis selles situatsioonis lapsepõlve, ehk siis sa pead ära ravima selle lapse valu, sinu sees oleva lapse valu, on ju, ja tegema läbi siis andestuse selle osapoole, kes tekitas sulle seda valu või ja ka iseendale andestama, et sa seda valu endaga kaasas oled kandnud, on ju. Ja mida rohkem sa niimoodi sellesse raskesse situatsiooni lähed, võtad vastu selle valu, just nimelt vastu võtadki niimoodi, mõtled, mis tunne see on, nii, ma ei põgene selle tunde eest, vaid ma lahendan selle ära nii-öelda tervenemise läbi, on ju, ongi see andestamine ja siis seal või selle raske energia, sa lased oma kehast välja sisuliselt. Ja siis ta ei mängi enam rolli. Ja nii kaua, kuni sa oled selle olukorra, siis selle raske kogemuse oma elus, nii kaua, kuni see ei tekita sulle enam tundeid, vaid tekitab pigem võib-olla isegi tänutunnet, et see olukord tuli ja hakkas näitama sulle neid tundeid, on ju. Nii kaua sa pead sellega tegelema. Ehk siis kui veel kuskil on sinu sees, võib-olla sa oled aastaid sellega juba tegelenud, et sellest välja tulla, aga sul ikkagi on, mul on valus, ma ikkagi tunnen häbi, ma tunnen süütunnet, ma tunnen seda ohvrit, et mulle on liiga tehtud, on ju. Et kui see tunne on sul endiselt sees, siis järelikult vajab see olukord veel kuskil mingis mõttes tervendamist, on ju. Ja nii kaua vaata sellele otsa ja lihtsalt ole aus, sellepärast et see ohvri rollis olek, see ei teeni sind kuidagi ja kindlasti mitte ei saa sa sellega selle viha või selle nagu paha meelega, mis oled siis selle süsteemi vastu või konkurendi vastu või kelle iganes vastu, klientide vastu või kohtunike või juristide, kelle iganes vastu. Nemad ei tea seda. Nad võib-olla teavad, et jah, sa oled korraks öelnud, on ju, aga nemad ei hoia seda endas. Kes seda valu ja viha kannab, oled sina ja kes sellest kannatab, sina, on ju. Võib-olla su võlad kasvavad, sest me ei võta vastutust, on ju. Tegelikult selle asja ära klaarimine on sinu eneseväärtustamise teema, on ju. Aga kui sa tunned seda, ma ei anna, nad on nõmedad, nad on pahad, siis on vaja veel terveneda, on ju. Sest et lõppkokkuvõttes, kui sa võidad, on see, et me võtame selle olukorra vastu ja lahendame selle enda jaoks ära, on ju. Aga see kõik on tulnud sinu jaoks just nimelt sellepärast, et sul on viha, kas siis süsteemi, raha, ma ei tea, mille iganes osapoolte vastu, teiste inimeste vastu. Aga selleks, et sul saaks elus paremini minna, päriselt muutuda, on ju, siis sa pead selle asja enda sees ära tervendama ja siis saab elu sulle hakata peegeldama hoopis teist elukvaliteeti, kui sa siiani oled võib-olla harjunud. Andestamise protsess on küllaltki keeruline protsess, on ju, aga see on tehtav, on ju, ja kui sa vajad abi, võta omale inimene, kes aitab sul terveneda, sellepärast et ennem sinu elus kahjuks midagi ei muutu. Kui sa ei saa rahaga sõbraks, kui sa ei saa võib-olla täna selles ärisüsteemis selles mõttes sõbraks, on ju, ja see on kõik sinu eneseväärtustamise teema tegelikult. Vot. Ja kui sa vajad sügavamat abi, siis mina olen ka sinu jaoks olemas, valmis sind aitama, siis kui mina olen see inimene, kes sind kõnetab, siis kirjuta liina@vetik.com näiteks aadressil ja vaatame, saad siis tulla kas või üks-ühele sessioonile, et see asi ära tervendada, kui sa oled valmis päriselt neid samme hakkama astuma. Ja siiamaani võib-olla tunned, et ise ei saa nii sügavale minna, on ju.
no vot, sellised mõtted täna. Ma soovin sulle mõnusat alanud uut nädalat ja kohtume siis ikkagi jälle uuel nädalal.